Kiire elutempo on toonud endaga kaasa uue nähtuse ja selleks on rööprähklemine. Kes veel ei tea, siis rööprähklemine on kahe või enama tegevuse samaaegne tegemine. Iga juhtimiseks mittevajalik tegevus segab liiklusolude tajumist ja ohutut liiklemist. Tänases Liikleja saates keskendumegi kõrvalistele tegevustele, mis seavad ohtu nii meid endid kui ka teisi. Ei ole vist autojuhti, kes poleks sõidu ajal käsi vabaks jätva seadmata, telefoniga rääkinud või veel hullem sõidu ajal sõnumit trükkinud. Me küll kõik teame, et see on ülimalt ohtlik, kuid ometi seda tehakse. Kui tihti politsei pöörab tähelepanu tegevustele, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist? Politsei tegeleb siis kõrvaltegevuste tuvastamisega liikluses igapäevaselt tegelikkuses. Et on meie tegevus küll sellisel moel, nagu me täna teeme siin seda politseireidina, või on ta siis igapäeva patrulli käigus. Et patrullautod liiguvad ja märgatakse enda ümbruses siis autojuhte, kes siis kas kasutavad telefoni ilma käed vabad süsteemite või siis tegelevad muude kõrvaltegevustega roolis. Mis on politsei silme läbi niinimetatud kõrvalised tegevused? Kõige tavapärasem on politsei jaoks see, kui räägitakse mobiiltelefoniga. Hoitakse seda kõrva ääres ja vesteldakse lihtsalt. See on juba kõige tavalisem. Aga tänapäeval on tulnud igasuguseid põnevamaid tegevusi. Et meil viimase üks tegevus oli näiteks blogi pidamine, videoblogi pidamine sõidu ajal. Et räägid telefoni, samal ajal vaatad ümberringi, sead oma mõtteid ja nii edasi. Aga loomulikult on ka söömist, on seal võib-olla lastega tegelemist, mis iganes sööd neid ette olla, situatsioonid olla. Kui me igapäevaselt liikluses osaleme, siis me võib-olla tunneme ennast nagu tugevamana ja mitte midagi meiega ei juhtu, aga päriselus on see konkreetne situatsioon, kus kohas siis see liiklusolukord järsult muutub ja sa peadki reageerima, siis kas vajutama pidurit, kas siis põikama takistust mööda ja sellel hetkel, kui sa tegeled millegi muuga, siis sa ei suuda seda adekvaatselt teha ja selle tagajärjel juhtub avarii jällegi. Milline karistus kõrvaliste tegevuste puhul juhte ootab? Kõrvaliste tegevuste puhul ootab juhti kuni 80-eurone rahatrahv siis. Ja juba kui me siin praegu vaatame koha peal, siis juba selle poole tunniga, mis me siin oleme olnud, on kuskil 10 juhti juba kinni peetud. Seega siis tegelikult probleem on päris tõsine liikluses telefoni kasutamisel ja kõrvaliste tegevustel. Möödunud aastal toimus 1699 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1919 ja hukkus 50 inimest. 5 liiklusõnnetuse puhul, kus inimesed hukkusid, oli üheks riskifaktoriks kõrvalised tegevused või tähelepanu hajumine liikluselt. Teaduslikult on tõestatud, et inimese aju ei suuda samaaegselt ja veatult sooritada 2 tähelepanu nõudvat tegevust. Sellises olukorras lülitub tähelepanu pidevalt 2 tegevuse vahel ümber ning mõlema tegevuse kvaliteet kannatab. Ohuolukorras ei suuda aju otsustada, kas tähtsam on näiteks telefonikõne või tekkinud olukorrale reageerimine, näiteks piduripedaali vajutamine. Kõrvalised tegevused on kõik need tegevused autoroolis, mis viivad sõidukijuhi tähelepanu eemale tema peamiselt tegevuselt ehk sõiduki juhtimiselt. No näiteks on see mobiiltelefoniga postituste saatmine, helistamine, uudiste lugemine, aga samas ka näiteks söömine, joomine, meikimine, lastega tegelemine, et see nimekiri on väga pikk. Kõrvalised tegevused segavad juhti 4 viisil. Pildiliselt, tunnetuslikult, heliliselt, käeliselt. See tähendab seda, et kui näiteks sõiduki juht hoiab käes mobiiltelefoni, siis see juba segab teda sellepärast, et ta üks käsi on roolilt eemal. Heliliselt just selles mõttes, et kui näiteks kuulatakse kõvasti raadiot, siis ei pruugita kuulda alarmsõidukeid või teisi liiklejaid. Tunnetuslikult just selles mõttes, et juhid on küll autoroolis kohal, aga tegelikult nad mõtlevad teisi asju. Ehk siis tegelikult nad kohal ei ole ja auto sõidab praktiliselt ilma juhita. Pildiliselt siis selles mõttes, et vaadatakse GPS-i, vaadatakse mobiiltelefoni, et kes ja kas midagi on kirjutanud, nii et pilk on teelt eemal ja juhti praktiliselt ei olegi roolis. Millised on Transpordiameti soovitused sõidukijuhtidele seoses kõrvaliste tegevustega? Et kõigepealt tasub läbi mõelda oma marsruut.
et kas marsruudi peale jäävad mõned poeparklad, mõni muu koht, kus peatuda. Seda just sellepärast, et kui keegi peaks helistama, siis kõige ohutum ongi jääda just seisma kuskil parklas ja siis tagasi helistada ja oma kõne lõpuni teha. Et paljudel telefonidel saab seadistada ka sõidurežiimi, mille puhul siis näiteks kõik kõned ei tuleks läbi, helinad ei tuleks läbi, mingid sõnumite helid. Et see on selles mõttes oluline, et meil oleks võimalikult vähe erinevaid segavaid momente liikluses. Transpordiamet viib iga-aastaselt läbi küsitlusuuringuid ja sealt me küsime näiteks seda, et kui paljud meie liiklejad arvavad, et sõnumite saatmine autoroolis on ohtlik. Ja seda tegelikult arvab 98% vastanutest, ehk siis peaaegu kõik vastanud ütlevad, et see on väga ohtlik, kuid siiski paljud on seda teinud. Mobiiltelefoni kasutajaid autoroolis on ligikaudu 60% vastanutest. Seal on siis need, kes kasutavad mobiiltelefoni rääkimiseks, nii et nad hoiavad seda käes. Ja seal on ka need, kes kasutavad handsfreed, aga neid, kes hoiavad mobiiltelefoni käes, on kahjuks 60%. Ehk siis väga-väga suur osa. Ja meie liiklusseadus ütleb väga konkreetselt, et seda teha ei tohi. Uuringud näitavad, et keskmiselt on juhi pilk tekstsõnumi lugemise või kirjutamise ajal teelt eemal 5 sekundit järjest, mis tähendab, et sõiduk liigub linnakiiruselt selle ajaga nii-öelda pimeduses umbes 70 meetrit ning maanteekiirusel umbes 125 meetrit. Seda enam teeb hirmu teadmine, et uuringu kohaselt on telefoniga rääkides sõiduki juhtimise ajal käes hoidnud viimase 12 kuu jooksul koguni 60% sõiduki juhtidest. Sõiduki juhtimise ajal mobiiltelefoni kasutajaid on keskmisest enam meeste kuni 34-aastaste ja sõidukiga tööülesandeid täitvate, samuti aastas üle 20 000 kilometraažiga sõidukijuhtide seas. Head vaatajad, ja nüüd näitame teile, kui ohtlikud on tegelikult need kõrvalised tegevused liikluses ja loomulikult ei tee me seda katset päris liikluses. Ei, me oleme tulnud sellisesse toredasse kohta nagu simulaator.ee ja meie katsealuseks on laulja ning saatejuht Keti Uibomägi, kes suundub nüüd liiklusesse ja teeb tegelikult kõike seda, mida väga paljud autojuhid teevad liikluses, aga mida ei tohi teha. Näiteks räägib telefoniga, sööb ja joob ja võib-olla isegi värvib huuli. Keti, head liiklemist. Aitäh. No nii. Hakkame sõitma siis. Ma olen praegu siis pimedal ajal, ma siis kirjeldaks seda nii, nagu ma Eestis neid esinemistele sõitmisi teen. Oi. November, oktoober. Nii, mul on tulnud SMS. Ma prooviks sellele nüüd vastata chatis. Ausalt öeldes ma ei julge seda teha, see on üsna ebamugav ja see on väga ebaturvaline ja kui keegi praegu näiteks minu selja taga sõidaks, ma arvan, nad arvaksid, et ma olen purjus, sest et ma kogu aeg pidurdan ja hästi ebakindel tunne on. Ma proovin kirjutada tšau, Jaanus ja siuke tunne on, et ma panen kohe matsu. Issand jumal. Ei, oota. Nii, nüüd järgmine asi, mida ma ise proovin vältida roolis olles, aga ikka on mul see käekott. Nii, kõht läheb tühjaks pika sõidu peale. Otsin üles oma snäkid. Nii, kus need snäkid mul on. Näe, jälle olen ühe käega, läheb natuke ebameeldivamaks. Nii, võtan oma pähklipaki. Nii, siis tavaliselt tehakse seda asja, et roolitakse üldse jalgadega, kintsudega hoitakse kinni, siis sa oled juba kuskil keset teed ja siis proovid siit võtta oma ampsu. Nii, juba olen täiesti vastassuuna vööndis. Nii, ma söön. Ja ütleks, et pudiseb kõik laiali. See ei ole hea mõte. Ma olen nii pinges praegu. Oi. Nii, sõber helistab. Ossa raks, ma panin teelt välja. Täiesti lõpp, ma panin teelt välja praegu. Näe, sõber helistas ja ma panin teelt välja. Vau. Praegu siis ma sõidan 80 kilomeetrit tunnis ja me proovime minu reageerimiskiirust. Kui kiiresti ma reageerin 80 kilomeetri peal maanteel, pimedal maanteel. Nii.
Näe, ma võtsin täpselt samal ajal õuna, kui täpselt samal ajal hüppas ette mul loom ja nüüd mul on 1,8 sekundit peatumisteekond 66 meetrit. Kui see loom oleks seisma ja ma oleks pannud matsu. Scrollin Instagramis, vaatan, mis elu siin toimub. Hakkan sõprade storysid läbi vaatama. Raksasussus! Ma oleks praegu alla ajan selle inimese ju. Ja kui sa mõtled nüüd selle peale, et tegelikult sarnase juhtimisstiiliga, nagu sina praegu siin näitasid, meie teedel, vaata, et iga teine vist sõidab nii on ju, tegelikult olgem ausad. Ma olen ise teinekord niimoodi, kui on need mitmerealised teed, siis ma olen teinekord sõitnud kõrvale ja tahtnud näha, et kui keegi niimoodi väga imelikult sõidab, et mida sa teed. Ja ma olen reaalselt mõelnud vahepeal, kas ma helistan 112 või mis ma siis tegema pean, et meeletult ohtlik on. Ja mul endal tegelikult käis praegu selline jutt läbi, et ma peaks ise ka olema veel korralikum. Ja mul on, ma küll hoian seda autos, et mul on telefon hääletu peal ja tihti ma panengi ta käekotti ära või siis, kui ma hoian seda Waze'i kaarti, et ma ei näpi ega ma ei chati ega ma ei helista kellelegi. Et ise asi nüüd on, et kui mul tuleb kõne sisse, siis mul ta tuleb autos selle spiikeri peale, aga see ka ju, kui sa hakkad vestlema, siis tegelikult tähelepanu hajub. Keti eksperiment läbitud, kuid võib öelda, et mitte kõige õnnelikumalt tegelikult ju. Jah, selles mõttes, et ma väga loodan, et ma tavaelus ei pea mitte kunagi sellises olukorras ennast leidma, kus ma sõidan autole sisse sellepärast, et ma kotist otsin telefoni või chatin, et ma tegelikult ise igapäevaliikluses telefoni panen üldse ära. Mul on ta hääletu peal, et ma tegin paar aastat tagasi uuesti libedasõitu, siis ma sain aru, kui palju muutub see, kui me sõidame kas 50 kilomeetrit tunnis või 30 kilomeetrit tunnis, et me ei suuda nagu reageerida ja kui kiired on õnnetused tulema, et siis ma muutsin endas ka, läksin palju ohutumaks oma liiklemisega ja ma näen küll ju kogu aeg, eriti maantee peal seda ujumist. Ehk siis keegi teine, mitte sinu auto ju. Keegi teine, jaa, et sõidad rahulikult ja siis ma ei saa aru näiteks möödasõitudest, no kuhu on kiiret. Meil on näiteks sõidad sealt Haapsalust Tallinnasse, on ju, kuhu on vaja sealt rongist vaja saada teistest mööda, me ei jõua keegi kiiremini. Ma nõustun sinuga, et tõepoolest, kuhu meil on kiired nendel, kes seal kihutavad möödasõite teevad ja ka veel hullem on ju need, kes teevad möödasõite samal ajal telefonis ka veel. Absoluutselt. Ma olen neid ka näinud, ma ei tea, kuidas sinul olnud. Et inimesed, kas te mõtlete ka, mida te teete, et tuli eksperimendis katses ju tegelikult see välja, et kõrvalised tegevused on ülimalt ohtlikud. Meie tegime seda turvalises keskkonnas ja arvutisimulaatoriga, aga tuhanded, võib-olla 10 000 meie kaasliiklejad teevad seda päris elus, võib-olla siit samast meie selle tagantki sõidab praegu keegi mööda, kes tegeleb autoroolis millega ei tohiks tegeleda. Mis soovituse sa annad? Kiirustage palun, kui te olete matkarajal või spordisaalis, siis on hea, kui te olete kiire, kui sa oled autoroolis, ole fokusseeritud ja ole kohal ja ole roolis. Täpselt, kuulsid sõnad. Transpordiameti küsitlusuuringust tuleb välja ka see, et need inimesed, kes kasutavad mobiiltelefoni autoroolis, nende tähelepanu hajub ning selle tõttu tehakse nii äkkpidurdusi, hoog muutub, hoog läheb kiiremaks, läheb aeglasemaks, sõidurealt kaldutakse välja ning tegelikult see tuli väga hästi välja ka meie täna tehtud eksperimendis. Mobiiltelefoni kasutatakse sõidukiroolis valdavalt kõnedele vastamiseks, aga ka pereliikmetele helistamiseks. Tihti on teisel pool toru laps, kes on parasjagu koolist või trennist koju minemas ja emal isale aru andmas, kus ta parasjagu viibib. Sõiduteed ületav laps ninapidi telefonis midagi trükkimas või telefoniga rääkimas on väga sagedane vaatepilt. Selline käitumine võib kaasa tuua ka väga kurvad tagajärjed. Selliseid situatsioone on samamoodi ette tulnud ja ta ei pruugi üldse olla tegelikult laps, et ta võib olla täiskasvanud inimene, kõrvaklapid on peas ja ma kõnnin liikluses ja ma ümbritsevat üldse tähele ei panegi.
et olen keskendunud oma kas muusika kuulamisele, podcastidele, mis iganes mul sealt kõrvast tuleb sellel hetkel või telefonivestlusele kasvõi ja astun sõiduteele ja võin saada auto käest löögi ja vigastada. Ja samamoodi on see tulnud ka ette ka ju rongiõnnetuste puhul, kus on rongi ette astutud ja seal on tagajärjed palju hullemad juba. Politsei seisukoht on alati see, et kui sa liikluses osaled ja sa hakkad sõiduteid ületama, siis võta sekund aega, vaata ikkagi vasakule, paremale ja vasakule, et sinu ümber ei tule siis autot ja sa saad ohutult selle sõidutee ületada. Mis politsei teeb ennetuseks, et juhid ei tegeleks kõrvaliste tegevustega? Politsei räägib juba esiteks, kui me täna siin oleme, siis me räägime kõrvaliste tegevuse ohtlikkusest liikluses. Samamoodi kasutame sotsiaalmeediat, räägime seal ja ma arvan ka see, et me patrullina oleme täna siin koha peal, on nendel inimestel ennekõike, kes on juba täna peatatud, on tehtud kontakt politseiametnikega, on see olnud väga ennetav meede. Ja ma usun, et nad seda enam ei tee sellisel kujul, aga samamoodi ka kõigile teistele möödujatele, kes näevad kaamerad püsti olevasse autosid peatamist, ühesõnaga inimestega suhtlemine ja teavitamine, et see tegevus on ohtlik. Lisaks autojuhtidele tegelevad kõrvaliste tegevustega ka teised liiklejad, näiteks nii jalakäijad, jalgratturid, kergliikurijuhid ja see on üpriski muret tekitav, eriti just näiteks kooli ümbruse lähedustes, kus lapsed tulevadki koolist ära, nad võtavad mobiiltelefoni kätte. Et see tavaliselt ju esimene asi, mida tegelikult isegi näeb. Ja see on väga tihti, et teeme igapäevaselt tööd selle nimel, et seda oleks aina vähem, kuid eriti just ülekäiguradade puhul on seda väga palju näha. Et liiklemine on väga paljude osapoolte koostöö, nii et isegi kui näiteks sellisel juhul, kui autojuht eksiks, saab jalakäija teha väga palju selleks, et liiklusõnnetust ei juhtuks. Mis soovitus anda nii nendele õpilastele, kes ninapidi telefonis liiga palju võib-olla passivad ja ka nende vanematel loomulikult? Esiteks kindlasti see, et jõudke oma sihtkohta ja tegelege kõrvaliste tegevustega alles siis, et liiklus ei ole selleks õige koht. Liikluses peab keskenduma 100% kõigile sellele, mis siin ümber toimub. Nii et me ei saa tegeleda kõrvaliste tegevustega, et ainult me ise saame vastutada oma ohutuse eest. Ja siis lapsevanemad kindlasti saaksid teha oma lastega kokkuleppeid, et lapsevanemad võiksid helistada oma lastele alles siis, kui nad on jõudnud sihtpunkti või nad on näiteks poole tee peal, aga kuskil turvalises ohutuskohas. Transpordiameti ohutuse ja ennetuste osakond viib läbi koolitusi nii lasteaedades kui ka üldhariduskoolides, kus me õpetame eelkõige just õpetajaid, et kuidas nemad seda teemat saaksid ka lastele viia. Et loodame ka, et läbi selle see teadlikkus aina rohkem kasvab. Erilist hoolt ja tähelepanelikkust vajab ka raudtee ületamine. Kahjuks liiga tihti on kuulda uudiseid õnnetustest, kus kannatajaks on alati ju nõrgem pool, ehk siis autojuht, jalgrattur või jalakäija. Et kõik meie kampaaniad, mida me läbi viime, tule rattalt maha, võta klapid peast. Need on suunatud just nimelt nendele inimestele, kes siis raudteed ületades, mitte ainult raudteed ületades, linnaruumis kannavad klappe ja justkui klappide pähe panemisega eraldavad ennast muust keskkonnast. Neid ei huvita need helid, mis tulevad väljapoolt sisse ja kui rong annab signaali, ta lihtsalt ei kuule neid. Ja veel üks asi, mis klappidega kaasas käib, on see, et kui ma panen klapid pähe, siis minu vaatenurk väheneb oluliselt, ehk siis ma näen täpselt seda, mida ma parasjagu näen ja kõrvalt tulevad signaalid minuni ei jõua, ehk siis silm ei hakka otsima võimalikke ohutegureid kuskilt mujalt. Ja kahjuks neid juhtumid meil toimub. Ja need ei ole harvad, need juhtumid kogu meie statistikast võtavad päris suure osa just nimelt jalgratturid, kes jalgrattalt maha ei tule raudtee ülekäigu kohast ja samal ajal ka tihtipeale kannavad kõrvaklapp. Nende inimestega, kes on napilt pääsenud, ma ei olegi kohtunud. Küll aga olen kohtunud nendega, kes on siis ühel või teisel põhjusel rongi alla jäänud ja ellu jäänud, et vigastada saanud. Ja nende sõnum on küll üks, et ma ei osanud arvata, et ta nii kiiresti läheneb. Ma arvasin, et ma jõuan. Ma arvasin, et vedurijuht näeb mind ja need põhjused on väga sarnased, mis meil on muidu maantee peal. Lihtsalt ma ei osanud hinnata seda riski õigesti. Vedurijuhil ei ole võimalik õnnetust vältida.
Ta ei saa ära keerata. Ta ei saa ära keerata. Ehk siis, kui me tavaliselt liikluses oleme, siis mõlemal osapoolel on mingisugused võimalused ja mõlemad osapooled olenevad siis sellest võimalusest või väljavaated, mis tal parasjagu on, teevad ka otsuse, kas keerata paremale, vasakule, peatuda või mida iganes, siis vedurijuhil ei ole võimalik seda õnnetust ära hoida. Ta on kindla tee peal ja kiirus ja mass määrab kõik. Et ühe kaubarongi pidurdusteekonnaks võib kujuneda kuni 2 kilomeetrit. Kiiruse juures 90 kilomeetrit tunnis ja reisirongi pidurdusteekonnas kuni kilomeeter, mis tähendab seda, et õnnetuse vältimiseks peaks vedurijuht tegema otsuse umbes kilomeeter enne ülesõitu, üle käiku või märgatavat inimest või sõidukit raudtee peal. Millega tuleb siis raudteed ületades arvestada? Raudteed ületamises tuleb ainult arvestada sellega, et tuleb rongi märgata ja teda üle lasta. Rongi kauguse piir või hindamiseks inimsilmal võimeid ei ole. Ehk kui rong läheneb meile kiirusega 120 km tunnis, siis meile võib tunduda, et see rong seisab. Kui ta ei ole kurvi peal, kui ta tuleb otse. Ja samamoodi ta võib tulla ka 20 km tunnis. Et see, kui kiiresti rong parasjagu liigub, selle me suudame hinnata ainult siis, kui ta meil silme eest läbi läheb. Nii et raudtee ületamiseks on ainult lihtne reegel. Vaata rongi, kuula ega ei anna signaali ja ületa raudtee. Tähelepanu on piiratud ressurss. Igapäevastes liiklussituatsioonides on meil kõigil nii ehk naa tegemist jagatud tähelepanuga. Me ei saa hallata teiste kaasliiklejate tegevusi, aga igaüks meist saab teha kõik selleks, et mitte kaotada niigi väärtuslikku tähelepanu ressurssi enda kõrvalistele tegevustele. Kõik algab ikkagi meist endist. Olgem siis eeskujuks oma lähedastele ja teistele kaasliiklejatele. Ärme kihuta, ärme tegele liikluses kõrvaliste asjadega. Kui juhid, siis juhi ja kui ületad raudteed, siis võta klapid peast ja ära ole ninapidi telefonis. Muide, sama kehtib ka sõiduteed ületades. Turvalist liiklemist, kõike kaunist. Tšau!